Tere, head inimesed! Oleme jälle Tartu matkaspordis ja seda sellel põhjusel, et kooliaeg purrab taas peale ja kõik ei lähe alati esimesse klassi, vaid on ka neid, kes jätkavad haridusteed või siis lähevad ülikooli või mõnda muusse suuremasse ja kõrgemasse klassi. Ja ka neile on matkaspordil üht-teist pakkuda. Ja tere ka minu poolt. Kotivalik on päris suur, et mida pakkuda siis ka noortele, kes lähevad ülikooli või siis keskkooliõpilastele. Aga enne kui me selle teemaga edasi läheme, proovime ära lahata selle erisuse, et mis siis eristab lastekoolikotte ja selliseid noortele mõeldud kotte. Välimuselt on nad kindlasti minimalistlikumad ja näevad välja nagu rohkem seljakoti moodi. Et noorte puhul on ka tähtis see, et kogu elu neil see seljakotti ära mahuks. Et trenniriided, arvutid, et oleks nagu kogu elu siin seljakotis, et ei peaks olema lihtsalt kooliasjade jaoks, vaid pigem ongi nad suuremad juba selle tõttu, et siia mahuksid kooliasjad ühte sahtlisse, trenniriided teise sahtlisse, et oleks ka arvuti vahe kindlasti olemas, mis nendel kottidel kõigil on olemas. Tähtis ongi see, et ta ei näeks välja nii koolikoti välimusega, vaid oleks siis kott, mis sobib koolis käimiseks. Et pigem on nagu nendel nägemus selline ja sellepärast ka vastavalt on meil päris palju valikut pakkuda neile. Kui nüüd seda kotti valima tulla, siis kui palju see nüüd kotikandja enda mõõtudest oleneb? Kindlasti tuleb kaupluses selga proovida, et vaadata, kuidas ta sobib. On siin ka olemas rinnarihmad ja sama olulised on ka õlarihmade pehmendused, et kellele milline variant sobib. On paksemaid variante pakkuda ja on ka õhemaid variante pakkuda. Et kui kott on ikkagi terve päev seljas, siis see pehmendus on väga oluline, et ei sooniks sisse ja oleks mugav seda kotti kanda. Et vastavalt sellele on ka erinevaid variante meil pakkuda, et on ka seljakotte, millel ei ole neid pehmendusi nii tugevaid. Kankenkotid on noorte seas väga populaarsed, aga nende puhul on see, et rihma pehmendusi ei ole, on võimalik küll juurde soetada endale need. Osadel on nad küll küljes, aga nad ei ole niivõrd tugevad kui siis teistel seljakottidel. Et see täitsa oleneb igast õpilasest, noorest, et millist kotti täpselt tahab. Jah, et kui sa ikkagi pead 10 kilomeetrit kooli jalutama ja peale seda veel kaugele trenni ja siis veel jalgrattaga tagasi sõitma, siis pigem nagu vali selline mingisugune mugavam lahendus. Just, siis kindlasti jälgida seda, et oleks olemas need pehmendused siin taga. Kankensarjast on pakkuda siis ka arvuti vahega kotti, vastavalt siis arvuti suurusele ja siis on pakkuda ka lihtsalt ühe sahtliga, kus sa saad siis panna kõik asjad ühte sahtlisse kokku. Et valikus on ka seljakotte, millel on siis rohkem vahesid. On arvuti vahe olemas ja siin on ka rohkem taskud, kuhu siin on võimalik süstematiseerida endale vajalike asjade taskud, siis kuhu mida panna. Et on sellised minimalistliku välimusega, sellised lihtsad, aga samas on nad hästi mahukad. Et siin on lausa arvuti vahe olemas, veel lisataskud, kuhu siis midagi panna. Võtmete jaoks on olemas nöör, mobiili jaoks on pehmendusega tasku isegi. Et sellised lihtsad ja on täpselt samamoodi ka õlapehmendused ja seljatoastus. Mida peaks nüüd tähele panema, kui sellise koti ostmise plaan on? Millega peaks arvestama? Sellest arvuti suurusest me juba rääkisime, mis on, määrab juba palju ära, aga on siin ka mingisugused erinevad kandevõimed ja mingisugused muud erinevad paberid, mis peavad sisse ära mahtuma? No reeglina on ikkagi see, et A4 ära mahuks, et see on nagu selline oluline näitaja, mida tavaliselt küsitakse, et siis nendesse kottidesse mahub kõigile A4 ilusti ära. Sahtlite suuruse järgi või selle järgi saab valida, et kui inimene teab juba, või õpilane, nooruk teab, mida ta täpselt tahab, kui palju tal neid asju on, mida ta kaasa peab võtma ja kuidas ta süstematiseerida saab, siis selle järgi saab seda valida. Ja kas ta tahab nüüd seljakotti või on tal hoopis nägemus endale näiteks õlakott osta. Kui tahad selline veidi moodsam olla, et siis saad teistmoodi käia. Ja, seda siis juba ostavad sellised üliõpilased. Mismoodi teda siis nagu nende kahe kotti üks superomadus on see, et neid kotte on võimalik kanda ka seljakotina. Et seda rihma niiviisi laiali pannes, siis te saate sellega endale ilusti selga panna. Jah, tal ei ole küll toestus siin õlarihmadel, aga tõenäoliselt see, kui kanda õla peal mingil hetkel ja tuleb tahtmine selga panna, siis see ei ole nagu segafaktor, vaid seda on võimalik. Sellel on küll üks vahe, aga tugevdatud ja ilusti mahuvad kõik õpikud ja asjad see ilusti sisse. Ja värvivalik on siis nii-öelda maitse küsimus. Ja, et on pakkuda nagu kahte erinevat varianti, siis nagu lõikevarianti siis. Valik on meil tegelikult väga suur, et alates sellest minimalistlikust seljakotist kuni siis sellisele ühest linnast teise liikuvale noorele pakutava seljakoti, kuhu mahub
väga-väga palju asju sisse, on palju vahesid, sobib nii siis kooli jaoks kui ka siis lihtsalt liikumiseks. Sahtleid on palju, lisavidinatega, et on võimalik siin kinnitada taskud, et see on pigem selline hästi aktiivsele inimesele, kes liigub siis. Ja näeb igavesti äge välja ka. Jah, selline funktsionaalne kott. No nii, nüüd sai seda sorti kottidest väikese ülevaate ja selleks, et leida endale sobilik, tulge Matkaspordist läbi ja küsige ja vaadake.